Teatatakse, et revolutsiooniline kaardivägi on Iraanis kaotanud oma keskse juhtimise, samal ajal kui režiim keeldub igasugusest relvarahust ja jätkab konflikti eskaleerimist. Tulemuseks on kaose olukord, kus juhid on kadunud, käsud on segased ja rünnakud jätkuvad isegi ilma nähtava koordineerimiseta. Üleval tasandil on juhtunu otsene. Teheranis asuva revolutsioonilise kaardiväe keskne juhtimisstruktuur olevat purustatud pärast rünnakute seeriat, mis tabas Iraani sõjalise aparaadiga seotud rajatisi, baase ja juhte. Selle kriisi keskmes on revolutsioonilise kaardiväe juhid, nende piirkondlikud komandörid, Iraani välisministeerium, Donald Trump ja Marco Rubio. Ja ka Iisrael, kes tegutseb koos Ameerika Ühendriikidega, et purustada režiimi sõjaline võimekus. Kõige rohkem annab see tunda Iraani pealinnas, kuid viimaste levivate andmete kohaselt on mõju juba laienenud ka teistele Iraani piirkondadele ja strateegilistele punktidele Pärsia lahes. Selles sõjaolukorras ei olevat revolutsioonikaardiväe peamised juhid avalikkuse ees ega suhtle selgelt. Ja nad jätsid kohalikud ja piirkondlikud komandörid ilma selve juhtimiseta. Selle tulemusena jäävad väljal alles laiali pillatud rühmad, üksused tegutsevad hajutatult ja rünnakud jätkuvad isegi siis, kui nähtavat keskset juhtkonda pole. See aitab selgitada, miks režiim näib üha agressiivsem ja samal ajal segasem. Teheranis kirjeldatakse mõju juba kui rasket. Pealinna piirkonnad said taas tabamusi. Strateegilised linnaosad kogesid uusi plahvatusi ja linnas valitses taas hirmuõhkkond. Samal ajal muudeti kogu linnas ja teistes piirkondades laiali olevate kontrollpunktide ülesehitust. Alguses olid need statsionaarsed, hiljem viidi need tunnelitesse ja paremini kaitstud kohtadesse. Nüüd on need muutumas liikuvateks, meeleheitlikus katses vähendada kaotusi ja säilitada mingisugune sisemine järelevalve. See näitab, kuidas režiim püüab ellu jääda välise surve ja lahunemisohtu keskel, seestpoolt. Teine keskne punkt on relvarahu tagasilükkamine, isegi siis, kui sõjaväeaparaadi keskmes on nõrgenemise märke. Režiimi ametlik seisukoht on endiselt mitte nõustuda pausiga, mitte nõustuda vaherahuga ja jätkuvalt nõuda sõja täielikku lõpetamist. Oma sõnadega öeldes paljastab see vastus palju, näidates, et Teheran kardab näidata nõrkust just siis, kui juhtkond näib olevat kõikumas. Seetõttu karmistab režiim oma retoorikat. Isegi kui operatiivne olukord viitab kontrolli kaotamisele, nõrgestab see juhtimisvõimet ja suurendab võimalust, et ülejäänud struktuur laguneb. Samal ajal ei ole Iraani rünnakud lõppenud. Toimusid uued rünnakud sihtmärkide vastu Pärsia lahes. Katar teatas Iraanist välja lastud tiibrakettide tõkestamisest, kusjuures 3. rakett tabas Qatar Energy poolt renditud naftatankerit. Hukkunuid ei olnud. Samuti mainiti rünnakuid ettevõtete rajatiste vastu Bahreinis ja ühe Briti ettevõtte vastu Erbili piirkonnas. See näitab, et isegi võimekuse olemasolul püüab režiim endiselt säilitada oma suutlikkust hirmutada naaberriike, lääne ettevõtteid ja strateegilisi huve Lähis-Idas. On veel üks oluline detail. Sõda ei paista enam olevat ainult välisrinde küsimus. Materjal viitab sellele, et revolutsiooni kaardivägi paigutab tõkkeid, karmistab sisekontrolli ja püüab takistada elanikkonna suuremaid liikumisi. See juhtub sellepärast, et režiim teab, et kui keskne juhtimine nõrgeneb, ei tule oht ainult välisvaenlaselt. See tuleb ka hirmust, allumatuse, sisemise lõhe ja lõpliku autoriteedi kaotuse ees. Ameerika Ühendriikide poolel on retoorika samuti karmimaks muutunud. Marco Rubio nimetas Abbas Arahishit valetajaks ja rõhutas, et Washington peab Iraani režiimi radikaalseks ja pikaajaliseks ohuks. Trump ise jätkas vastuoluliste sõnumite edastamist, samal ajal, kui ta hoiab maksimaalset survet. Ja ta annab märku, et kaaluks vaherahu ainult siis, kui Hormuzi väin on avatud ja vaba. Tegelikult on Ameerika sõnum endiselt see, et enne tõsiseid läbirääkimisi tuleb režiimi sõjaline oht purustada. Kõige plahvatusohtlikum fakt praegu on just see. Revolutsiooniline kaardivägi jätkab rünnakuid, kuid ei loonad enam kuvandit kindlast juhtimisest. See muudab kõik palju ohtlikumaks, kui tippkaader kaob, kui juhid peidavad end, kui kohalikud komandörid ei tea, kellele alluda ja kui režiim keeldub relvarahust.
Sellisel juhul kasvab eksimuste, liialduste ja kaose oht tohutult. Praegu kujuneb olukord, Kus tegemist on haavatud, nurka surutud ja veelgi ettearvamatuma režiimiga. Revolutsiooni kaardivägi püüab sõda elus hoida, kuid räägitakse, et keskne juhtimisahel on katkenud. Ja relvarahu lükatakse tagasi. Selle asemel, et tunduda usaldusväärne, kõlab see üha enam nagu võimu peegeldus, mis tunneb, et kaotab kontrolli oma enda keskme üle.